Tänase piiblivõtme kirjakoht on 2. Saamueli raamatust 7. peatükist, salmid 1-16. Kord, kui kuningas istus oma kojas ja issand oli andnud temale rahu kõigist ta vaenlasest ümberkaudu, ütles kuningas prohvet Naatanile: vaata ometi, mina elan seedripuust kojas, aga Jumala laegas asub telgiriide all. Naatan ütles kuningale: mine tee kõik, mis su südame peal on, sest issand on sinuga. Aga sel samal ööl sündis, et Naatanile tuli issanda sõna, kes ütles: mine ütle mu sulasele Taavetile, nõnda ütleb issand, kas sina tahad ehitada mulle elamiseks koja? Sest ma pole kojas elanud alates päevast, mil ma tõin Iisraeli lapsed Egiptusest välja kuni tänapäevani, vaid ma olen rännanud telkelamus, kus ma ka iganes kõigi Iisraeli lastega olen käinud. Kas olen ma sõnagi lausunud mõnele Iisraeli suguharudest, keda ma olen käskinud oma Iisraeli rahvast karjasena hoida ja öelnud, mispärast ei ehita mulle seedripuust koda? Ja nüüd ütle mu sulasele Taavetile nõnda ütleb vägede issand. Ma olen sind võtnud karjamaalt lammaste ja kitsede järelt, et sa oleksid vürstiks ja mu rahvale Iisraelile. Ja ma olen sinuga olnud kõikjal, kus sa oled käinud. Ja ma olen sinu ees hävitanud kõik su vaenlased. Ma tahan teha sinu nime suureks ja võrdseks suurimate nimedega maa peal. Ja ma tahan määrata paiga oma Iisraeli rahvale ja teda nõnda istutada, et ta võib elada oma kohal ega pea enam kartma ja pöörased inimesed ei tohi teda enam vaevata nagu varem. Ja nagu sel ajal, kui ma seadsin kohtumõistjad oma Iisraeli rahvale ja ma annan rahu kõigist su vaenlasest. Ja issand kuulutab sulle, et issand annab sulle järeltuleva soo. Kui su päevad saavad täis ja sa puhkad koos oma vanematega, siis ma lasen sinu pärast tõusta sinu järglase, kes tuleb välja sinu niudest ja ma kinnitan tema kuningriigi. Tema ehitab minu nimele koja ja mina kinnitan tema kuningriigi aujärje igaveseks ajaks. Mina tahan temale olla isaks ja tema peab olema mulle pojaks. Kui ta eksib, siis ma karistan teda inimeste vitsaga ja inimlaste nuhtlustega, aga minu heldus ei lahku temast. Nõnda nagu ma selle ära võtsin Saulilt, kelle ma kõrvaldasin su eest. Ja su sugu ja su kuningriik püsivad su ees igavesti. Su aujärg on kinnitatud igaveseks. Aamen. Kuningaks olemine tähendas peale kohustustega tihtipeale väga palju sõdimist. Eriti seda Taavetile. Ajal, kui sealsete riikide piirid ei olnud veel välja kujunenud, isegi riik ei olnud tihtipeale iseenesest mõistetav, oli palju rahvaid ja hõime, kelle osa oligi lihtsalt rändrahvana liikuda ühest kohast teise, otsida endale vähegi kõlbulikku maad ja kohta, mis ei ole veel teiste poolt hõivatud. See, mis Iisraeli rahvaga sünnib, on tegelikult ime. Väike rahvas, kes on algselt olnud lihtsalt üks väike hõim, 12 suguharu, saab oma enda riigi, kus on linnad, külad, oma kuningas, sõjavägi, ülikud, preesterkonnad, piirid. On pealinn, kus on kuninga koda, on koguduse telk ja mis kõige tähtsam, pikkade sõdimise järel on rahu. Jah, see rahu ei tule lihtsalt, sest vaenlasi on ümberringi palju. Palju, kellele see uus riik on pinnuks ilmas. Ning ka riik on muutunud nende rahule järjest ähvardamaks ja seega naabrid teevad Iisraelisse, Juudamaale palju sõjaretki,
et Taaveti valitsust murda. Ja Taavet peabki palju sõdima, et kindlustada riik ja valitsus. Alles oma elu lõpuosas saab ta ka nautida rahu, kus saab valitseda tõesti kuningana oma püstitatud kindluses ja kus rahval on võimalus kosuda. Just selline rahuaeg ongi tänane piiblilõik. Kas polnud Taavetil siis võimalus nautida kõike seda, mis Jumal nüüd on kinkinud? Kindlasti võis. Aga üks asi on, mis südamel kripeldab. Jumala teenimine. Temal kuningal on ju uhke elamine, seedripuust uhke koda. Aga Jumala teenistus toimub telgis, nagu rändrahval. Aga nad ei ole enam rändrahvas. Väikese rahvana nad on saanud hoopis riigiks, kes juba võrdleb ennast suurte naabritega, kellel on tõepoolest uhked templid, kivi ja puuehitised. Ja nii ütleb prohvetile Taavet, vaata, mina elan seedripuust kojas, aga Jumala laegas asub telgiriide all. Jumal annab nüüd oma vastuse. Aga see vastus on üllatav ka prohvet Naatani jaoks. Naatan küll arvab alguses, et see on hea igatsus, Jumal on igati Taavetit kõiges õnnistanud ja küll läheb ka see korda. Aga Jumal annab teise vastuse. Jumal ilmutab ennast Naatanile ja küsib, kus iganes ma olen kõigi Iisraeli lastega käinud, kas ma olen sõnagi lausunud, et mispärast ei ehita mulle seedripuust koja. Taavet, kui su päevad täis saavad, sa puhkad oma vanematega, siis ma lasen tõusta sulle järglase ja tema ehitab mu nimele koja. Taavet on saanud vähemalt vastuse. Mitte, et see oleks ilmtingimata see koda aga Jumalale vajalik, mitte, et see oleks Jumala igatsus, kes ju ei ela inimkätega tehtud hoones. Aga kui see on rahva igatsus ehitada koda tema nimele, tema auks, siis see koda ka tuleb. Küll mitte Taaveti enda eluajal, vaid tema järglase poolt rajatuna, aga see tuleb. Jumal annab veel ühe tõotuse, mis kinnitab nii Taavetit kui kogu rahvast, nii siis kui sellele järgnevatel aegadel, et riik, mis neil on kingitud, on igaveseks ajaks. Ja on öeldud, ja su sugu ning su riik püsivad su ees igavesti. Ja su aujärg on kinnitatud igaveseks. See, mida Jumal on kinkinud oma rahvale, oma maa ja oma rahvas ja oma riik, ei ole ajutine. See on võrratu kingitus ja kinnitus ja tõotus, mis on aidanud Iisraeli rahvast kõikidel aegadel, ka kõige raskematel kuni tänaseni välja. Tänane Iisrael näebki oma riiki kindlasti selle tõotuse täitumisena. Kristlastena me näeme seda tõotust kogu määratud Jumala rahvale, Jumala riigile, mis püsib igavesti. Taavet on taas üllatunud. Esiteks, kuningal, kellel kõik on olemas, võiks nautida oma vanaduse päevi. Tal on siiski igatsus millegi enama jaoks kui see. Tal on igatsus teha ka midagi Jumalale, kes on kinkinud ju kõik temale ja rahvale. Midagi, mis tõeliselt austab vääriliselt Jumala nime. Ja teiseks, kui kuningas saab vastuse, ei hakka ta taas selle vastu mässama ja ikkagi oma õiglust üles seadma ja tegema oma tahet, vaid ta nõustub ja on rahul selle teadmisega, mis puudutab ikkagi tema järglast ja tema rahvast tervikuna kõikideks aegadeks. Õnnistatud päeva!